oleme Bhagavad Gita juures uuesti jälle ja meil on see võimalus lugeda siis peatükki 4.14. Jumal räägib, pole olemas tööd, mis mõjutaks mind. Samuti ei ihalda ma töö vilju ega taha need omale ega pinguta töö viljade nimel. See, kes saab sellest tõest aru minu kohta, ei jää samuti kinni siis töö tulemustesse ega hakka ainult seal liikuma ringi. Jumal Krishna. Nii nagu materiaalses maailmas on selline seadus, erinev seadus, selline seadus ka, et näiteks kuningas ei saa teha valesti. Või näiteks, et kuningale ei kehti seadused. Samamoodi siis Jumal, kuigi ta on materiaalse maailma looja, teda ei mõjuta need materiaalse maailma tegevused siin. Ta loob selle maailma, ta loob selle materiaalse maailma ja jääb eraldi sellest loomingust. See ei mõjuta teda, ta on sellest nii palju üle, ta on nii palju targem sellest. No ütleme, et sina lood mingi laste mänguasja. See ei tähenda, et sa oled nüüd kinni selles mänguasjas, on ju, et midagi sellest äkki. Ja samal ajal kui siis elusolendid, siis on pidevalt seotud hõivatud ja nagu kinni nendest tegevuste tulemustes ja materiaalsete tegevuste tulemustes. Ehk siis ma teen mingit tööd, mingit tegevust, ma tahan saada tulemusi, siis ma kogu aeg olen nagu seal, et ma ei tule seda ära. Tahaks, ma ei tea, näiteks korjab puid metsas, ma tahan need puid ja siis teed nagu ainult seda ja oled nagu eluaeg seal näiteks ja seda on neid töö tulemusi ja neid vilju kogu aeg, et see on nagu selles kinni ja oled kogu aeg hõivatud nendega. Ja elusolendid on kogu aeg seal ja hõivatud neil selliste asjadega. Ehk siis me ihaldame nagu siis valitseda nende materiaalsete loodusvarade üle, jah. Sellepärast me oleme nendes kinni. Ja miks me oleme nendes kinni? Meil on see iha nende üle valitseda, jah. Ja seda nagu inimesed, kes on selles töörattas, ei taba ära, et vau, et mul on iha nagu neid tasu valitseda. Aga kui sa märkad seda, siis seda aru, et võib nagu ei pea järgima seda iha loodusvarasid, materiaalset loodust valitseda, et sa võid valida õigema, puhtama tee, näiteks jääda meditatsiooni edasi ja mitte midagi teha näiteks. Pärast siin kindlasti räägitakse ka õigest tööst. Ja ehk siis näiteks on mingi firma ja firma ei vastuta tööliste õigete valede tegude eest selles mõttes. Aga töölised ise vastutavad nende eest. Firma juhatus selles mõttes, et ei saa parata, kuidas töölised käituvad. Ja töölised ise saavad parata. Et elusolendid on siis seotud erinevate siis meelterahulduste tegevustega, jah, et oma meeli rahuldada vastavalt oma olekule ja loomusele. Aga need tegevuse siis Jumal ei ole küsinud, käskinud ega palunud sul teha. Et me oleme ise valinud, et me tunduks hea sinna, tahaks seda veel juua ja seda süüa ja vau, et reisiks sinna maale, et see on nii põnev. Ja et me oleme ise valinud, et meil hakkaks hea, loodame, et meil hakkab niimoodi hea. Aga Jumal ei ole käskinud ega palunud seda teha. Näiteks. Ja selleks, et meeli üha enam rahuldada, siis teha sellest ka mingi nagu süsteem, et kuidas seda teha. Et siis elusolendid
on seotud ja hõivatud erinevate töödega siin maailmas, näiteks noh, käin materiaalselt tööl, et saada raha ja siis ma saan nagu selle raha maha juua alkoholi, et see näiteks, et see on terve süsteem nagu ehitatud selleks, et juua alkoholi on ju, et mis Jumal ütleb, et tema pole käskinud ega palunud seda teha. Ja inimesed, kes nii käituvad, need siis saavadki selle õnnelikkusega pärast surma, et kogu seda koht, et see suhtes nad ei teinud vaata halba, et nad tegid tööd, nad nagu tahtsid teistele head, nad tegid tööd ja nad soovisid õnnelikkust ja nad saavad selle õnnelikkusega pärast surma. Nii-öelda siis taevaste planeedil. Et nad ei teinud paha selles mõttes. Aga siin ütleb, et Jumal, et oled ise täiuslik, et talle puudub see nagu ligitõmbav sõltuvus, nagu teda ei tõmba isegi selle taevase õnnelikkuse poole. Et tal pole sellega asja, selles mõttes, et ta ei taha sinna. Ja kui sa vaatad nüüd seda, et siis meil on nagu räägitud, et noh, et kui sa ihkad õnnelikkust ja nagu teed tööd, aga et on siis väga paha inimene, on ju. Et siin ta päris nii ei ütle. Et kui sa vaatad, siis need inimesed ei teinud kurja selles mõttes. Ja nad lihtsalt tahtsid nagu õnnelik olla ja siis nad saavad selle nagu pärast surma. Aga tegelikult nad oleks pidanud midagi muud nagu proovima või noh, ma ka ei oska sulle öelda, aga neil nagu ununenud parasti või nagu meelest läinud. Et siin on palju rohkem võimalusi kui lihtsalt meelte rahuldamine siin planeedil inimesed. Näiteks. Ja need taevase pooljumalad siis, kelle naudinguid ja õnnesid inimesed ihaldavad, need on kõigest Jumala teenrid Jumala jaoks, kes töötavad tema jaoks. Ja näiteks ma ei saa kõigest aru, aga ma toon mingi näite enam-vähem üritada. Näiteks kinnisvara omanik ei ihalda sama madalat õnnelikkust kui need töölised, kes seal töötavad. No ma ei tea, lihtsalt puhata või juua alkoholi. See kinnisvara omanik võib olla targem. Need on ka põhjused, miks kellelgi on paremini siin elus on, et ta on võib-olla targem või midagi sellist, käitub paremini, ma ei tea. Ja ta on nagu rohkem eraldi siis nendest tööliste tegevustest. Noh, näiteks, aga kõike väga hästi ei oska tõlkida, aga midagi sellist. Või näiteks, et vihmad ei vastuta selle eest, et mis taimi kasvab, näiteks põllul või. Aga samas nagu ilma nende vihmadeta ei ole võimalik, et põllul kasvab üldse midagi. Ja Veedakirjanduse vana pühakiri Smrti kinnitab seda fakti järgnevalt siis. See on üks sanskriti-keelne laul siis või tekst. Ja see on inglise keelde tõlgitud niimoodi. Materiaalsetes, ma räägin näitega, et materiaalsetes loomingutes, materiaalsetes maailmades Jumal on kõigest siis see ülim põhjus, ta on ainult nagu see ülim põhjus. See kohene põhjus on siis materiaalne loomus, mis siis vastavalt kosmilise manifesteerumisseadusele on nähtav. Me näeme, saame kogeda seda materiaalset maailma, sest Jumal lõi selle niimoodi, et see on nähtav, tuntav, tajutav, katsutav, söödav isegi see materiaalne maailm. Ja on palju erinevaid olendeid siin maailmas. Palju erinevaid sorte olendeid. Näiteks pooljumalad, jumalad, inimesed, madalamal loomad. Ja kõik nad siis sõltuvad headest ja halbadest oma tegude headest ja halbadest tulemust ja reaktsioonidest. See on niisugune karmaseadus, et sa teed midagi, sellel on häid või halvad tulemused. Et sa kingid kellelegi midagi südamest, sellel on hea tulemus või sa tapad kellegi looma ja sellel on halb tulemus üldse. Sul pole õigust enamasti seda teha. Ja et see, mis sa teed, nagu sellel on mingi reaktsioon nagu looduses ja see nagu
tuleb mingi hetk sulle tagasi ja see on ikka karma seadus. Et Jumal annab neile kõik, mis neil on vaja, olenditele inimestele, et teha selliseid tegusid. Aga Jumal ei ole kunagi nagu vastutav nende endi tegevuste eest, et nagu vaba tahe on selles mõttes. Et sa saad valida, kui sa vaatad oma elu, sa saad valida, mis sa teed natukenegi ja sa saad valida. Näiteks praegu ma saan valida, panen käe siia, võtan selle kivi, et ma saan valida oma tegevusi mingil määral kindlasti, sõltuvalt minu olekust, teadvusastmest, seisundist, soovidest. Ja sellest me vastutame ise, mis me teeme. Ja Vedanta Sutras siis öeldakse, Vaisamiana ergrinjena sapeksatvat. Et Jumal nagu ei võta osa elusolendite tegevustest, jah. Et elusolend on ise üksinda nagu vastutav oma tegudest. Et see on see vaba tahte koht lihtsalt, ma arvan. Et sa saad valida, mis sa teed. Jumal kõigest annab sulle need võimalused, jah. Läbi siis materiaalse maailma, läbi välise energia. Ükskõik kes siis teab seda, neid karmaseadusi, kõiki selle karmaseaduse aspekte, jah. Või siis teab nende tegude tulemusi ja nii edasi. Teda ei mõjuta nüüd, teda ei hakka mõjutama need tegud tulemused. Ütleme, et ma võidan kasiinos $5000. Mul ei juhtu sellest midagi tegelikult, no. Aga keda see nagu väga mõjutab, et kas tal on see $5000 või mitte. Et see võib olla näiteks ostab mingi auto, sõidab surnuks ennast või annetab selle kuhugi või või satub hoogu erutusse sellest, et aga kui sind ei mõjuta see on ükskõik võib-olla, et see nagu, see oleneb, kus sa oled parasjagu oma mõtetes ja seisundis. Et teisisõnu, inimene, kes saab aru siis sellest Jumala transcendentaalsest loomusest, ta on kogenud mees Krishna teadvuses ja ta ei jää selle karma seaduse alla nagu, selles mõttes nagu väga lihtsate näidete põhjal. Et oletame, et sa mediteerid selle asemel, et sõita autoga, teha taksojuhitööd, et siis sa kunagi ei satu liiklusõnnetusse. Aga kui sa mediteerimise asemel sõidad autoga, teed taksojuhitööd näiteks, siis sul on võimalus palju suurem, et sattuda liiklusõnnetusse. See on lihtsalt fakt. Ükskõik kui hästi sa sõidad, võib olla keegi, kes sõidab sulle otsa. Et selles mõttes, aga kui sa mediteerid toas, siis ei saa keegi sulle seda autoga otsa. Näiteks mingi hästi lihtne näide. Ja see, kes ei tea siis Jumala transcendentaalset loomust ja kes arvab, et siis Jumala tegevus, Jumal soovib nagu neid tööde tulemusi, et nagu osad inimesed nagu meiegi on, et ma teen seda selleks, et saada see tulemuse, et Jumal ei mõtle võib-olla nii, et ta ei taha materiaalses maailmas midagi saada, tal ei ole vaja, et tal on kõik olemas. Et elus olend Jumala tegevused on siinkohal erinevad siis. Et kes arvab niimoodi valesti, et Jumal on nagu inimesed, see kindlasti jääb kinni nendesse tööde tulemuste saavutamisse, tahab need saavutada kõigile. Aga see, kes teab siis ülimat tõde, on siis vabastatud hing, kinnitunud Krishna teadusse, keskendub sellele. Okei, aitäh teile. See oli Bhagavad Gita 4.14.